nii, ja täna ilmus siis uus number jälle, Rahvuslik Teataja. Olge head, lugege uudiseid. Mitmed tuntud tähtsad toredad inimesed nagu Ülo Vooglaid, Sven Kivisilnik ja teised, ja täna on siis järg proua Õnne Eha Kabritsa käes, kes on olnud Eesti Kongressi saadik omal ajal 80. lõpul, siis ERSP liige 90. algul. Ja kui ma mõtlesin selle õhtu pealkirja peale, siis ma ei osanud teisiti seda pealkirjastada kui 90. algusaastate poliitika telgitagustest, sest paraku on nii, et neid inimesi, kes tollaseid sündmusi kaasa on teinud ja selles protsessis osalenud, ei ole meil Tartus väga palju, ja minul oli südamest rõõm, kui ma õppisin tundma proua Õnne Eha Kabritsat ja sain teada, et meil on nii tore kaaslinlane siia tulnud, sest tema varem ei olnud Tartus, ta oli Haapsalus tükk aega, juhtis seal muuseumi, ja nüüd on ta siis meie kaaslinlane ja ka meie kaaserakondlane. Nii et teeme ka tema auks ühe tervitusaplausi. Nii, ja nüüd ilmselt pean ma hakkama vaikselt seda vestlust suunama, aga kõigepealt ma annan siis sõna proua Kabritsele, et ta saab sissejuhatavad sõnad ise öelda, ilma et ma hakkaks kohe küsimusi esitama. Palun. Tere õhtust, ma olen siin nii uus ja kuidas öelda juba eelmises sajandist. Ja ongi hea, et saab algul niimoodi rääkida ettekandega, sest Hillar Palamets on minu õppejõud ja tema ütles niisuguse toreda lause, et esinejal 5 minutit ei maksa teksti üldse midagi vastutada, sest vaadatakse ka välimust, aga mina pean hakkama kohe rääkima, sest mul ei ole enam midagi näidata. Aastad on teinud oma töö. Ja ma olen väga kirju minevikuga, võib rünnata, mina olen kuulnud kuulsusrikka kommunistliku partei ridadesse, kui muuseumi direktoriks hakkasin, ja mina julgen öelda, ma ei kahetse ühtegi minutit, et ma pool sunnimisi, kui direktoriks sain, aga kui mulle öeldi, et tahate töötada selle alal, mulle see väga meeldis, ja mina tänu sellele sain nii palju üritusi teha, mida ei kontrollitud, ja nüüd julgen öelda, et minu järel tuli, et suured isamaalased ei ole enam rahvuslikku üritusi nii teinud, nagu siis sai teha tänu sellele. Ja kunagi ei ole kontrollitud ja usaldati ja võib-olla oleks üks tore seik veel nii palju öeldud, siis kas tasub kuulata ükskord, siis julgeoleku ülem kutsus välja, et teate, et te olete nii tubli ja kõik, et lähete Itaalia reisile, et kas te jälgiks, kuidas tegema. Aga mind on alati 2 asja elus päästnud. Nutt ja naer, nad tulevad mul väga kiiresti. See oli mulle niisugune ehmatus, ma hakkasin nutma, ma hakkasin, mina ei saa kuskil, mina olen orienteeruja nii halb, et ma saan, et hotelli õigesti pean jälgima, kus teised käivad ja veel kedagi teist jälgides. Ja teie närvis on nii läbi puhake seal Itaalias, see ei rääkti rahu. Niisugune, ja siis, et ma sinna RSP-sse kuulusin, see oli abikassa surma järel, ma olen sellest nii löödud ja lasin ennast pehmeks rääkida. Noh, ma ei ütleks, et ma kahetsen, aga ma sain väga palju neid telgitagusid tunda ja kuidas siis kõik juba võimulikult saanud, kuidas siis asjad käisid. Ma võitsin Eesti Kongressi kõnedega tohutult palju toetajaid. Ma olin siis niisugune, töö oli selline ja ma ka professor Vahtralt sain sellise ütlemise, et ootan juba teie kõnet, et teil on alati midagi öelda, aga ja seda
annate elavalt edasi. No aga pärast, ütlen etteruttavat vabadust, pärast kui ilmus Eesti Kongressi see raamat, siis olid juba minu vastased, ma tean, kes need on, aga ma olen täna nii, et ma ei vihka kedagi ja mina ei ole õiguse mõistja ega kohtumõistja. Kui oli niisugune lause, Ain Rebas kirjutas, et proua Kabritsa sõnavõtud olid väga säravad, aga ta niisama säravalt oli ta nõukogude ajal esinenud. Esiteks, Ain Rebas ei kuulnud mind nõukogude ajal esinemast, ta ei olnud siin. Ja kui ma siis toimetajal ütlesin, et tegelikult oleks ma rahakas, siis ma annaks kohtusse ja võtaks selle asja ülesse, sest ma teadsin, kes selle taga oli, ma jäin seal häälte enamusega Eesti Kongressile ette, et seal mõned niisugused, kes tahtsid rohkem hääli saada. Ja väliseestlaste hääled minule tulid selleks, oli mul oma töö tehtud ja aga ma loomusin sellest elu ise kõige ülemista kohta. Ma olen talvemat küljed ära rääkinud. Nii, et Tuma, aga me alustame tõenäoliselt sellest, kui Haapsalus sai vastu võetud Rootsi kuningat, sest see oli vist sellel ajal, kui Eesti Kongressi saadik sai oldud. Jah, no see oli muidugi ääretult põnev, sest nüüd tundub kõik teistmoodi, aga siis oli nii, et kuhu oli Rootsi kuningas planeeritud liikuma seal Haapsalus ja Noa-Rootsis ja kõik. Iga päev olid nõupidamised härra Lipstocki juures ja tekkisid siis seal, nii mul oli selline tema nime jätan mainimata, küllalt piiratud ülemuskultuuriosakonna juhataja ja kus Lipstock küsis, et nüüd mängime selle stsenaariumi läbi, kuidas siis kuningas saabub ja kuidas seda vastu võtate, seal oli Eesti rootslaste selts ka selle esimees, oli mingi muuseumi restaureerimisprojekti autor, väga tore mees Johan Ervin Seedman oli kahjuks kadunuke ja siis mina ja siis linna ja siis oli veel täitekomitee esimees, kes siis pidime seal koos ja mina siis ütlesin niimoodi, et kui tulevad ja kättame, siis mina olen majas ees ja siis tulevad järele kuninga paarina. Ja siis läks see pöörana kultuuriosakonna juhataja, mis selle mõtled, et sa nii tark pole, et sa tahad ees minna kuningast ees, mõtlesin jaa. Ja siis Lipstock muidugi on tema autos, ma tahan väga heast perest, teda kongid väga tundis, ütlesin, jätame selle teema, kui vastasena õigus. Ja nii siis hakkas see igapäevse arutamine. Kõik, kuidas oli nii, käisid järjest Tallinnas kõiksugused televisioonitegelased ja no ja siis me tegime näituse, see oli siis Rootsi kuninga tuba sai selle nime all ja oli nii lõbus lugu, et mina küsisin siis nende jälle tegelaste käest, kes eesti keelt ei osanud ja mina rootsi keelt ei osanud ja siis tahtsin, et mu töötajatest tegid nii suur tööd selle näituse jaoks, et no nemad siis saaksid ka kuningat seal poe ees ka näha ja teadki nüüd oli natuke koomiline kuulata, ütlesin nendele meestele, et minu kolleegid ei ole, nad seisavad seal näiteks seal nurgas. Nad hakkasid naerma ja lubatigi ise minu kolleegid ka siis ikka see on niisugune arvutane sündmus ja siis muidugi president Rütten oma abikaasega, me olime enne juba koostööd teinud ja seal tekkis niisugune moment, et kuningal tekkis teatud asjade vastu erihuvi ja kuninganna oli teisel pool ja see üldtõik ja no ei saa niimoodi siin, see kuningas ei oska saksa keelt, mina ei oska rootsi keelt ja inglise keelt ja siis hakkasin ruttu tegutsema selle sainsele, kes siis Rootsist oli eestlane, kes seal juhtis. Tulge nüüd ruttu tulnud appi, ega siin ei ole aega. Ja ta tuligi ja pärast ütles, olete teiega tugev organisaator, ma ütlesin, asi, mul ei olnud midagi teha. Ja siis sain kõrgema mehe, kes juhtis selle delegatsiooni pärast, et mis teie mõtlete, teie rikkusite päevaplaani, kuningas ei muuseumist kauemaks, kui oli ette nähtud, ma ütlesin, ütelge, et seda tema majas keegile, aga mitte mulle. Mina ei saa midagi teha, mina ei saa teda sundida. Ja siis see niisugune jälgimine ja ettevalmistamine, aga see oli omamoodi huvitav ka. Ja siis ma veel nüüd enesekiituse rasket tööd tehes, no oli vaja siis ka seda näituse ruum kaunistada lilledega, raha ei kuidagi ei antud. Ja siis olid
Vene aja siimustest tehti väga ilusaid vaase ja üks oli niisugune lilled keskele ja siis äärti sealt vesi ja siis ma mõtlesin, kuidas saab parajasti õitsesid kollased nartsissid ja siis need sinised sillad olid. Ja siis võtsin selle papitükki sinna äärti, toppisin, tegin suurem sellega augud sisse, toppisin sinna sinised madalaks ja siis see kollane niimoodi keskele kõrgem sai nagu Rootsi lipp tehtud. Ja kuninganna küsis siis tõlgi käest, et kes niisuguse põneva selle direktor tegi, et ta pole üks hea direktor, ta on hea kunstnik, aga tegelikult see pole mingi kunstnik. Raha puudusest tuli mõelda ja sai see, läks kõik väga kenasti, kuna sellele oli nipsakalt vastanud, et mina ei ole süüdi, kui kuningas huvi tundis ja läks visiit väga huvitavalt tagama. See oli nii huvitav see võitlus omavahel ja kombeid veel ei olnud ju paljudel ja mina võlglen oma kasutegile, kes kõik oli õpetanud. Nii, ja siis see oli aasta 89, eks ole, ja siis hakkas juba töö ka Eesti Kongressis, nagu ma aru saan. Kõigepealt kodanike komiteede liikumine, ma agaralt ka osalesin, ma andsin oma kabinetti seal registreerimiseks ja siis oli sealt Hiiumaa inimesed käisid ka registreerimas ja me kasutasime seda juhust muuseumi töötajat, et saada huvitavaid asju teada. Nagu lubasin, jätan täna nimetamata halvad asjad, aga... Võib ikka nimesid nimetada ka. Aga siis, nagu te mäletate, Arnold Meri, nõukogude hariduse juht ja tema lõpp oli, ta oli eakas mees, väga haige, mäletate küll, kui paljude kohtuprotsessi tegelikult käis. Aga minul olid ka kooli direktorid, perekonna tuttav, kes teda kui inimest väga hindasid, et tema oli sellel ajal elas ja oli seal nii, et ta kellelegi liiga ei teinud. Ja siis ma mõtlesin, et tema ümber olid nii suured probleemid, aga kui üks teine suur kommunist suri, siis ajakirjandus oli tema pilte üleni täis, peaaegu Eesti rahvuskangelane. Ma ei ütle nime, ise jagate. Ja kurb on üldse see, et meil ei ole enam peegli ajakirjandust. Ja kui Postimehes vahel on niisugused laused, et võtab kui ahetama, sest eesti keel tahetakse töödikeeleks teha. Ma helistasin Postimehe siin Tartu toimetajale, esitlesin ka ennast ja ütlesin nii, et olge kena, võtke palun tänane Postimees kätte ja tõlkige mulle eesti keelest eesti keelde. Hakkas kogelema, ütles, mida see tähendab. Ma ütlesin, võtke leht kätte ja vaadake enne, siis räägime. Imelikult jah, siin on nii segaselt kirjutatud. Ma ütlesin, et teil on kogu aeg niimoodi, eesti keel ei ole enam au sees. Et kui oli edasi, siis Elju Valss oli ka selline korrektor, et rõõm oli selle järgi võis eesti keelt õppida ja Elju Valss ei saa küll seal auas rahu olla, sest ei lase lihtsalt oma eesti keele säilitamist pärast. No ja siis ta vabandas ja niimoodi, aga ma 4 korda olen helistanud, mõtlesin, et pensioni ei saa päris selle igaks ära, aga vähemalt mu süda on rahul, et nad näeksid, et me ei ole nii rumalad, me ei saa aru, et salajane keelekaotus ja ülikooli, selle rahvusülikooli likvideerimine on ikkagi salajas teoks ja mina siis ühele ka ütlesin, ma käisin ka seal üliõpilasseltsi üritustel, olen käinud, siis mul lapselaps seal on aktiivne tegelane ja ma ütlesin, kui me 3 põlvkonda koos lähme ja paika võtame, siis ikka peame vastu hakkama nagu vabadussõtta küll 3 põlvkonda koos, aga see on kõik väga keeruline. See on tore rääkida, aga niimoodi kahjuks käib. Ja Egerga ühinesin siis nii viimasel minutil, mõtlesin, mul need vaated kõik meeldivad ja mul vennas on Loomas seal Läänemaal või Pärnumaal oli ja väga suur toetaja ja käib ikka kõik niisugused mõtlevad inimesed ja ma siis ütlesin, tegin selle tänu Indrekule, ma ei ole veel ikka ka sellest väljas, et ei lase ennast meestel mõjutada. Ja viimasel hetkel astusin, et võib-olla midagi kasu. Kui üks häälgi tuleb, siis kas ma ei saanud sellest valimiskampaanist osa võtta ja nüüd tundmatusi ja ega midagi Indrek ise teadmistegi. Nii on selle perioodi, aga siis võib-olla äkki tohiks neid punkte, mis mul südame peal on siin. Jah, ma
viitan sellele, et tegemist on poliitikute dünastiaga. Dünastia esiema istub meil siin ees. Poeg Agu Kabrits on siis Tõrva praegune linnapeale. Endine linnapea ja praegune siis Võru vallavanem ja omavalitsusliidu juht. Nii, ja pojapoeg Siim Kabrits on siis IRL-is praegu veel. Ja, nii, et loodame siis, et vanaema annab piisavalt eeskuju, et tublid Eesti mehed leiavad tee ka meie juurde lõpuks. No ma tahan öelda seda väga ausalt, ega see kerge ei ole, sest kelle käes on ajakirjanduses, see töö on ikka ajuloputus mõjub nii väga ja sotsidega mul veel seal perekonnas ma ei ole ütlema, muidu ma olen alginimene, sotsidega on veel kõige suurem võitlus. Ja võib-olla ma selle sotside koha pealt seda oma asjast tohiks rääkida. Kui minu abigaasa noore loomatohtorina suunati Põltsamaal lähedal Lustivere tööle ja siis terve Lustivere teadis, oli 2 lesbipaari. Nad olid väga tagasihoidlikud inimesed, tegid väga hästi tööd, kuskil ei demonstreerinud ja kedagi ei huvitanud, mis nemad kodus 4 seina taga tegid ja kõik oli hästi. Ei olnud probleeme, et abielluma peale, kuhu raha panna. Üks lesbipaar koolitas Tallinnasse ühte sugulast üliõpilast ja teine Tartusse ja kõik oli rahul. Ja nüüd minu jaoks on see kõige vastuvõtmatum probleem, et nüüd tehakse sellest meil riigis number 1 asi. Vaadaku, kas meil süüa on, kuidas elavad pensionärid, kuidas elavad lastega pered, see on vaesuse piir on nii suur või see vahe on nii suur ja see on nüüd äkki tehtud probleemiks, probleemi kui niisugust ei olegi üldse olemas. Elagu, olgu oma ette, ärgu surugu peale. Me ei pea seda üldse tunnistama, see on kõik see vasakliberaalse mõtteviisi niisugune, et varsti on, mis lasteaedades toimub ja see on nii kohutav. Isegi ühtegi lastesaadet ei saa juba vaadata, kui vaadata, ikka on see poiss ja tüdruk peavad ikka käest kinni hoidma ja ikka kohe kõik on niimoodi või tüdrukud kahekesi või no, kogu see on ehitatud sellisele, et see läheb siis noortele peale, keegi ei räägi, et elagu oma ja et ei ole raha panna, kuidas see saab. Andku siis riigiga või vallaga, kus nad või linnaga elavad leping, kui saavad vanaks, siis neid peetakse üleval ja see raha läheb sinna või mingit asutust, lasteasutust, midagi heategevust toetagu. Üldse pole probleem, see on tehtud probleem. Ja täiesti juhtida kõrvale meie tõelisi muresid, sest mina ütlen, et mina ei saa ennast tänu lastele, et noh, ei ole see päris vaesuse piiri peal. Aga kui ikka oleks praegu, et lapsi ei oleks aitamas, no mina veel ei ole hea perenene, ka mul abikaasa tegi süüa loomaarstiga on head kokad. Nii et ma pean ütlema, et see on ikka täiesti raske, kui sul laes ikka elekter põleb ja oled üksik ja ühele inimesele, kui ta põleb 2 veel koos elavad, see on veel kergem natuke, aga ikka ja vaatad siis hambutud inimesed, neil ei ole võimalik ja siis 60+ ajakirjas kirjutab üks vana proua, näha, naabrinaine on juuksid lõiganud ja hambaid pole suus, no see on kurb. Ja siis ta ütleb, mina saan väga hästi 60 euroga kuus toidet söödud ja tema ei nurise üldse. No kohe peaks kursused tegema, eriti minule, mina küll ei oska sellega välja tulla. See on 2 võimalust. Kas inimene on õnnelik, et sai pildi peale sinna ajalehte või talle maksti minu vandenõuteooria. Et teist nagu ei saa uskuda, kes ise on tublid peremehed ja näete küll, kuidas, kui ei ole aitajad, kui raske on ikka praegu inimestel. Nii et see homo asi on kõik pseudoprobleem. Ja mis mul veel EKRE selles, mul see maa küsimus, ma olen ju maalaps. Ja see on nii kohutav, kui hakati seda maad müüma algul, kõik uskusid, mul olid ka tuttavad, kes said
maad ja oma talu tagasi hakkasid loomi soetama ja kõik hakkas minema, siis oli kõik vaja ära hävitada. Tähendab, meist tahetigi sulased teha. Sellepärast, kui ei ole maad, siis me ei ole orjad, sulased, me ei ole enam mitte keegi. Maa on meie põlis parandus, mis on toitnud, meie loodus on puhas ja nii palju, kui ta veel on. Ja see on kõik, ma isegi sigade, ma loomaarstidega rääkinud, see on ka segane lugu, seda ma ei saa oma teooriat siin avaldada, kui ütled midagi, läheb jälle EKRE süüdi, EKRE on ju alati süüdi, kui vihma ka sajab. Ja sellepärast ma ei julge oma neid mõtteid avaldada, aga midagi ikka ei ole õiget. Ja mis kõige ma pean siin välja ütlema, Haapsalus mul abikas oli seal ju teine tema töökoht pealoomarstina aastaid ja loomatohtritega ikka kohtun. Kõige valusam oli, kui siis hakkas see lehmade, likvideerimine on hirmus sõna. Piined lehmad tapeti ja viidi välja, see on kohutav. Ja siis maaga ka samuti, üks talumees sai maa tagasi ja siis tuli siis Tallinnast korraldus, millal ta peab siis niitma, tuli trahvik talle. Ja siis mees helistas, see on tõesti sünninud lugu, loomaarstid rääkisid. Mees helistas sinna selle numbri peal, kus see näitsitaratast tuli selle koostajat, et vabandage, et siis ei ole veel sellel kuupäeval põllul üldse heina. See näitsit vastas ja mis see heina tähendab, siis mees jäi nii tummaks, et ta ei osanud enam midagi öelda. See on tõesti sündinud lugu, ma ei räägi nii nagu loomaarstid räägivad. Ja ühesõnaga kõik on hakkas kaupluste, maakaupluste, minu seisukoht on maakool, maakauplus, maaapteek on selle alus, aga seda tehti meelega, meil ei ole põllumajandust vaja, me toome kõik sisse, sellega me kõik avitame, meil ei ole midagi vaja. Ja ma eile ostsin Vana hõbe selle raamatu, soovitan kõigile alla Indlus oli. Ja tähendab, meis puudub üldse niisugune tolerantsus, see oli see ja teine oli see, et uurida põhjuseid, miks keegi nii tegi või kui ma noorte seltskonnale IRL-is rääkisin, et kõigepealt peaksime me leppimisega alustama. Kõik, kes paluvad andeks asja ära rääkima ja leppima, me oleme nii väike rahvas, et kas te aru pole saanud, suurrahvad kasutavadki seda, et ajavad väiksed rahvad omavahel tülli, siis on ju nendest väga kerge jagu saada, see on üks poliitiline suund ja see nii hästi toimib, et seda on kohe kurb mõelda, et see niimoodi on. Ja nii maa müük, see on kõik andsime ära ja laske nüüd olema mitte midagi. Aga nüüd küsin vahel, et RSP liiklana, RSP oli kaasas Isamaa valitsuses, kes võttis tegelikult vastu need otsused, et põllumajandus on meile vähetähtis või ta on niisugune meil ei tasu see justkui ära, et seal on siin Põhjamaa ja meil on vilets kliima ja põllumehed jäävad nii palju vaeva, et ostame parem sisse. See tuli juba siis, kui tegelikult RSP oli võimu, 92–94. Aga ega teistel see käis kõik seal pelgi taga sõnaõigustega, sõna võtmist ei saanud olla. Ma tahan seda veel öelda, kui esimene selle Eesti kongressi aastapäeva tähistamine oli, siis mitte keegi peale Mart Laari ja Tõnis Lukase sõna ei saanud. Minu meelest oleks pidanud see olema nii, et kõik need, kes seda tööd tegid, oleks nüüd ka saanud rääkida, mis on muutunud, millega nad ei ole rahul, mis kõik ei antud üldse seda võimalust. Ja kui esimesel sellel olid kõik rahvariietes, see esimene kongress oli midagi erilist, siis olin mina ja üks Saaremaa naine, enam ei olnud rahvariietes kellegi seljas ja olid sellised näod seal, kes polnud seal Eesti kongressiga midagi teinud. No ma olen palju suhelnud ja inimeste nägude peal oli hea mälu. Nii et niisugused asjad olid, aga muidugi Mart Laari tahab ma küll nime öelda, ta on nii ka karistat saanud, aga temaga ütles ju kõva häälega välja, et põllumajandust pole vaja, kõik ostame sisse, see on ju tema sõna. Ja kui mina põllumeestega siis ühinesin, siis oli veel ju Rüütel seal eesotsas
ja siis ma kohe kiiresti sain sinna volikogusse ja seal siis paluti rääkida natukene, et ma ei ole see ajaloolane, kes Eesti põllumajandusega põhja ajada. Ja kui ma siis Haapsalu tagasi läksin, jätan selle nime küll ütlemata, see ütles, et tead, ma teeks su pulbriks praegu, kuidas sa niimoodi ütlesid, ma rääkisin tõtt ja siis hakkaski. Ma pakun, et see nimi algas A-tähega. Jah, täpselt. Ja tegu on ühe Vabaerakonna praeguse ühe tegelasega. See hakkas juba. Mis me häbeneme istunud? Eesnimi on Andres. Ei ole, Erkel on Tallinnas. aga kes tookord Haapsalus oli? Ja siis ma läksin toimetusse ja ta ütles, ma teeks su praegu pulbriks. No hea küll, aga noh, ma olen ka ütlen jälle nii nagu Kelam lõi mul noa selga. Ma kaitsesin teda Eesti Kongressil, kui taheti teda maha võtta teisel istungjärgul. Räägime sellest lähemalt. See on päris põnev, intrigeeriv teema. Niisiis, Tunne Kelam, keda me praegu teame eurosaadikuna, ta on seal juba vist palju, mituteist aastat seal Euroopas, eks ole. Tema oli kunagi rahvusmeelne mees, praegu ta seda ei ole. Vähemalt paista ei ole kuskilt enam. Ja teda taheti siis Eesti Kongressi eesotsast kõrvaldada. Eks ole? Ja palun, seda võiks natuke lahti rääkida. See oli teisel istungjärgul, ma nüüd sassi ja mina ikka jääb ütelda, et midagi on ikka seal üleval mul ka puudus. Ma veel nii uskusin. Ja kui siis teda süüdistati Tartu mehed, mis siin olid kõik, tahtsid teda maha võtta ja mina tõusin siis, palusin sõna ja läksin tulihingeliselt kaitsma, kuidas me teeme üle kohut ütelda, kes see puhas on ja kes on. Ja siis, kui oli viimane see istungjärg ja Eesti Kongress lõpetas oma tegevuse, ta siis kimpu kollasid roose, tegi selle pooleks Mariann ja poolse mina sain pühendusega kaardi. Ain Rebaselt on mul ka suure pühendusega sõnavõttudest kaart, aga pärast siis sain nii, et seda nagu ühesõnaga jäin teele ette. Aga ma ei kahetse, ma olen Andres Ammase ja Tunne Kelam väga rikas naine. Ma olen 6-kordne vanaema. See on rikkus. Aga mis oli selle põhjuseks, et miks seda Tunne Kelamit taheti sealt eest kõrvaldada? Kas tartlased ei olnud rahul või ta lihtsalt ei suutnud organiseerida seda olukorda? Ja siis me olime veel väga moraalsed, siis oli ta ju jättis oma selle Urve Taukist oli muusika ja selle maha ja siis Mariannega selle siis need leidsid, et pole moraalne ja see oli nii keeruline lugu, mina nii rumal. See ei olnud mingi varanduslik või niisugune materiaalne kõrvale astumine, vaid see oli moraalne. Ja eks ikka algul oli ka sellest, et iga dollar, mis sealt tuli, see oli ju raha, meil oli ju nii selle välismaa eest, kõik mul oli õnn ja au ja noh, ma ütlen ka seda, et see tõde teada seda Balti sakslastega hakkasin palju suhtlema Unnjust, Mudaravi rajajad, asi oli nii, et miks nad kõik enne minu poole pöördusid sügaval nõukogude ajal. Ma olin kultuurikomisjonis täitevkomitees ja võtsin üles, et Unnjused ikka rajasid Mudaravi Eestis ja et nende auad on siin korrast ära, et me peaks kõikidest niisuguste asjadest üle olema ja auad korda tegema, sellest kirjutati lehes. Ja keegi jälle välismaalastega oli ju ka ikkagi juba kirjavahetus ja keegi teatas sinna Tallinnast, et on selline artikkel ja siis pöördus see vana proua Vita von Maidel minu poole ja siis me hakkasimegi suhtlema ja siis kui nemad said loa Eestisse tulla, siis oli see esimene käik ja tutvus nendega ja see oli ka muidugi väga huvitav, nii et seal palju saanud käia ja vaielda seal ja nende lapsed, sakslastel on ju see, et nende süüdi, oi see on ikka naatsi ja oi see oli seal, ma olin pojaga seal külas. Aga siis, kui ma külas olid need Leedu sündmused, millest ma tahan veel ühe asja peale rääkida, ütelda, kui olete tüdinenud, siis oli niisugune asi, et sakslane on nii praktiline, nemad olid ju meid kutsunud külla ja vastutasid meie eest. Ja nüüd äkki me ei saa tagasi, sest see oli ka päris hull see. Kõik kuulasid raadiot ja vaatasid televiisorit ja sakslased olid nii.
ja siis poeg on mul hästi humoorikas loomast ja ütleb mulle ühel õhtul, kui nemad seal õlut võtsid, ütleb ema ära närvee, nad juba arutasid, et küll nad saavad meiega hakkama, et nende sõber annab loomaarsti selle koha ära, et ta on vana mees, et ma teen eksamid ja sinu panevad mehele, et sul pole veel midagi, ma jäin nagu vakka, ema ära karda, mina toidan sind ära. Aga tahan öelda sakslaste praktilisus, nad kohe kaalusid kõik ära, et no mis nüüd me oleme neile nuhtsuseks, kui ma tagasi ei saa. Sest ega me ei teadnud ju, kuidas seal Leedus asi läheb, see oli ikka väga ärev oli. Seal kõik kuulasid, kõik see nii. See oli siis need Leedu sündmused, kus tankid inimeste vastu tulid ja inimesi löövastasid. Ja meie seal vaatasime seda kõike, ma olin ise hirmul ja siis ka oli mul tütar Saksamaal, oli abikaasaga ja lapsed siis, kui siin Tallinnasse möll oli, ütlen ka niimoodi rahvakeeli, siis ma kauge jaama Saapsalus olid nii toredad inimesed minu lähedal elasid, üks proua ütles nii, kui te nüüd Saksamaale kõnet tahate võtta, kirjutage kõik paberi peale üles, mis te tahate öelda, muidu lähete närvi, pool tundi on veel Moskva lubanud Saksamaaga suhelda. Ja siis ma tean, ma karjusin, ära tule tagasi enne, kui mina olen sulle öelnud, et meid ei saa uskuda, mis ütlevad, et me ei tea, mis siin veel juhtub. Ja nii siis see kõne läks veel edasi ja sai kõik läks korda, nagu läks, nagu te ise kõik paremini teate. Aga tuleme nüüd tagasi selle RSP juurde, et Eesti Kongressist te siis liikusite RSP ridadesse. Kas Andres Ammas, kellest siin juba juttu on olnud, kas tema oli ka RSP liige tookord, jah? Ei olnud. Sealt saigi nemad Isamaa, ta kutsus mind, Isamaa loodi ka samal ajal, mitu seda oli ju seal ja kutsus ja veel, abikaasa veel elas, kui see kutsumine hakkas ja abikaasa ütles, et peab ikka nende puudus olema, kui juba sinu jäälisi igale poole kutsutakse. Nii, aga noh, ma ei läinud, ma jäin kord selle RSP, kui tuldi ja ju ma siis natuke olin kohvi palju joonud hommikul. Aga ega sealt midagi, ma ütlen, inimesi oli nii toredad, nii südames tõelisi isamaalasi. Aga oleks üks kord ka pärast, kui need olid need aastapäevade tähistamised, kõigilt nendelt küsitud, et mis on täna teie probleemid, kas teil süüa on, kas teil hambaid suus on, mitte üks enam mingit sõnavõttu ei olnud, kõik olid juba selline suletud ring. Et see moraalne niisugune kahepalgelisus või selline moraalne nagu inimesest mitte hoolimine algas juba siis 90. alguses pihta selles partei ja erakonna elus. Siis hakkas, ma kuulsin ise ühte, oli Haapsalus ja kuulsin pealt, kui Lagle Parek, no ma olin sunnitud kuulama seal kõrval ja pannud tähele. No mis Meri siis kohe nii palju seda, ma ei tea, mis asja võttis, tooks mingi vaiksemalt seda asja ajada. No ma muidugi ei läinud seda uurima, aga sealt hakkasid niimoodi asjad selgeks saama. Ja mul üks tuttav arst, kes oli ka Riigikogu liige esimeses selles koosseisus, tema väidab, et kogusid mingitel lastele kuskile neid pakkide jooks raha ja Lagle Parek oli seal ees otsas, et need ei jõudnud kohale. Seda ma ei tea, see on niisugune räägitud jutt. Põhimõtteliselt nüüd on siis 25 aastat sellest möödas. Uus inimpõlv on peale kasvanud, kas nüüd võiks olla lootust, et asjad lähevad teisiti, et ei kao ära see erakondlik niisugune hoolimine inimesest ja avatus ja demokraatia kõige laiemal moel. Igale inimesele antakse sõna, kes tõesti sõna tahab või vähemalt on võimalus tal oma seisukohti välja öelda. Mitte ei ole nii, nagu tookord Eesti Kongressis, et sõna sai ainult 2 inimest ja ülejäänud tähistamine, justkui see tähistamine. Aga nii palju veel tagasi, kui need kongressi istungjärgud olid, no ma niisugune mustas temperamendiga, et iga kord võtsin sõna ja no väliseestlaste hääled tulid väga suur hulk mulle ja kui siis
üks tegelane seal Lagle Barekini jünger ütles, imelik, kuidas teie saite nii palju hääli ja siis pandi nii kaugele kohale, et noh, ma ei saanud ju sinna sisse. Aga tahan öelda, et see on minu arvamine, et praegu küll, kui me ise midagi ette võtma paremuse poole suunda ei ole. Mina elan õudse hirmu all, et Eesti Rahvusülikool on ohus, siis eesti keel ja mis kõige rohkem, kust mul sai tahet, ma hakkan EKRE-ga koostööd tegema, mitte ainult hääletama. Põltsamaa Aleksandri kool. Mina tegin Kolgajani pastor Villem Reimannist sügaval vene ajal oma diplomitöö tänu punasele professori Vilda Moosbergile. Ta oli väga inimlik inimene, sain Coopi eriloa, erifondis töötada, ma sain nii arvudeste materjalidega tutvuda ja kuidas need Urt kutsus üles ja kuidas need maamehed seda raha kogusid. Ja nüüd seal oli õpilasi küll, ma rääkisin õpetajatega, nad tegid allkirjad, kui ma nüüd ei eksi, siis Ossinovski oli see mees, kes selle kooli likvideeris. Nii et see on minu veel kõige niisugune, noh, ta on valus mulle, kuna ma nii hästi tunnen seda perioodi, kuidas need mehed tegid tööd. Villem Reimann ja Koppel ja nüüd ma loen siis ülikoolisid kõpumälestusi ja mõtlen, kuidas üliõpilas seltse kõik. Nüüd on ikka see väga oht on suur. Esiteks meie koolisüsteem loodi ju sassi, ei tehta tööd, ei peagi, koolis peab olema mugav elu. Jürgen Ligi ühe lause ütles küll väga hästi, et kool ei ole lõbustusasutus. Koolis tuleb tööd teha. Nii me jõua kuskile ja praegu on ikka, ma ei eita, meil on väga toredaid noori, ma olen kohtunud väga tublide ja toredate noortega aga selle vastu peame ka ise, me ei oleme süüdi, me oleme just vähe rääkinud. Sest kujutage, et nõukogude oli räägitud meie ajalugu ja siit tuli kohe peale, kus ma ka enam. Mina olen vapside liikumise suur toetaja minu kodus. Oldi seda meelt, et sõda oleks võidetud, kui vapsid oleks võimule tulnud ja kuna onu tulid metsavennad, siis ma käisin nendele süüa viimas. Karjamaal oli üks tore koht, kus last ei kontrollitud käisin ja siis ükskord oli selline tore lugu, et Põltsamaa vallavanem oli väga sarnane Leniniga. Aga mina ei teadnud midagi, Lenini pilti olin näinud juba koolis, läksin koju, ütlesin vanamale, et täna nägin ma seal kuusel Leninit, vanama hakkas nii väga naerma, et Leninit ammu juba ei ole. Aga ta oli niivõrd sarnane ja see oli siis kaugonda Põltsamaa vallavanem. Ja last keegi väga huvitav, siis lapsed andsid ju palju oma vanemad ära, lapsed on nii jutukad ja tütar ütles mul kohe, ema, kuidas sina said suu pidada, aga mulle oli öeldud, kui küsitakse, kus su onud on, läksid sõtta ja pole tagasi tulnud. Ja kas ma tohin ära särku veel kannatust on rääkida, et kõik algab kodust maailmas suhtes, ma olen oma kodule väga tänulik, me olime vaesed, aga me olime väga rikkad, sest meil loeti raamatuid. Ja kui siis saksa aeg oli valgustuseks tattnina, noored ei tea, mis tattnina on, see oli siis sellesse tehtud viksikarpi, sinna see pandud see taht ja selle oli nii pime seal hea lugeda, aga sai lugeda. Ja mis siis juhtus? Rinne ju käis mitu korda, kuna küla keskel olime meie ja kõik tuli ikka mingisugune paistis kaugele. Ja kui siis Vene sõdur üks tuli, kui nemad siis esimene kord ära läksid, jalad olid tal verised kõik, vanaema võttis, pani puhtad need räbalad, noh siis ei olnud sidemid, olid pestud vanad räbalad puhtaks ja pandi suur leib pooleks ja pekiviha sinna vahele. Ja vanaisa siis talle ikka seletas, et kus minna, no vanaisa rääkis mul pärast, ma ei saanud ju midagi aru. Et võt, ütlesin talle, et ära sa tee peale mine ja mine sealt sinu õnne, kus pääseb. Ja siis juhtus huvitav sama lugu, kui sakslased läksid. No sakslased ka üks oli maha jäänud ja sama lugu, jalad nii verised ja tuli siis vanaisa temale, siis tema oskas kaarti lugeda, joonistas talle kaarti ja kuidas minna ja siis vanaisa ütles mulle niisuguse lause. Lapske eluaeg meeles, sõdivad need suured riigid, need lihtsad inimesed. Need meie peame inimesteks jääma, sest kes läksid üles andma, said ju raha.
aga ütles, mitte iialgi ei tohi minna kaebama nende peale, nende saatus oli nii, kuidas neil läks, me ei tea, kuidas nende tee läks, aga mul on see eluks ajaks meeles. See on väga ilus meenutus. Minul ilmselt ka paljudel teist meie hulgas siin on kas vanematel või vanavanematel on saksa ajast mõndagi meenutada, aga tuleme tagasi selle 90. alguse poole asja juurde, aga milles võisid need põhjused olla, et see tookordne Isamaa ja ERSP valitsus püsis napilt 2 aastat, kukkus paar päeva enne Estonia hukku, mis on väga märgiline. Mäletate, Laari valitsusele avaldati umbusaldust ja pärast seda päev või 2 hiljem kukkus Estonia laev. 28. september. Ja, just. Ja pärast seda nagu kadus niisugune vabariiki väärtustav poliitika kadus tasapisi ära või nihkus nagu tahaplaani. Seal proua tahtis küsida midagi. Aga räägime lõpuni siis küsimused paneme pärast. Ma küsin nüüd seda, et aga mis tehti tollal 90. alguses või 91. pooles, mis tehti valesti? Mida nüüd peaks teistmoodi tingimata tegema? No minul on niisugune võib-olla väga vale seisukoht, sest ma ei olnud ju sinna ette ei saanud, et seal võis üldse ikka sealt ülevalt poolt kaugelt juhiti meid. Ja inimene meie ühiskonnas, kus oli nende iluasjadete särata elatud, paljud ikka läksid sellega kaasa ja seda isamaalisust oli ka sellel noorel põlvkonnal ju vähe, nad kasvasid ju vene ajal. Ja ma siin nii palju tahangi öelda, et nii hirmsasti on neid kolhoosi esimehe punasteks paruniteks. Mina tegin ju selle muuseumi ehitustööd ja ilma projektita ise hakkasin seda, et tuleb ümber teha, restaureerida, raeguda. Ja ma käisin abikaasaga nende majandite pidudel ja ikka nende esimehi kiitsin, et teie tööst oleneb, kas meie Eesti kultuur säilib ja need olid veel vanema põlve mehed. Nad tegid oma tööd, aga nad tohutult aitasid palju rohkem, kui praegu aidatakse kultuuri. Kui ma teen kellelegi liiga, aga need on minu sõnad. Et tollased majandijuhid, ka Tartumaal on mõned legendaarsed majandijuhid olnud, näiteks Võrtsjärve kunagise kolhoosi esimees Kalev Raave, kes asutas kultuuripreemiaid ja oli tõesti legendaarne mees ja pärast veel kirikuõpetaja kogu liik. Et kahtlemata majandijuhtide hulgas on olnud väga eestimeelseid mehi ja kogu selle seltskonna hulgas on olnud hulgaliselt inimesi, kes on aidanud Eesti majandust ja sealhulgas Eesti maamajandust väga tublisti edasi ja aidanud eestlast niimoodi, et ta on saanud oma lapsed koolitada, ta on saanud oma maja korras hoida, ta on saanud oma elujärge parandada. Et see, mis 50. aastatel ära lõhuti, et see 70. keskpaigaks siiski tasapisi sai nagu elu järje peale ja saadi ilusasti hakkama. Aga jah, et siit tuli nüüd jutust välja see, et ka 90. algus ilmselt meid siis juhiti kusagilt kaugemalt. Et Mart Laar ise ei olnud mitte see mees, kes kõiki otsuseid ise tegi, kes oleks oma otsustes olnud vaba ja kelle juhitav valitsus oleks teinud kõik need otsused, mis nad tookord tegid, et ta ei teinud neid kõiki otsuseid mitte oma tahtsi. No niimoodi oletan mina, aga see on oletus ja seda, kuidas see ei olnud ja teiseks, et ikkagi ka selle põlvkonnaga, nagu temaga oli, kui kodus ei olnud enam seda isamaalist, mõtelge, kuna juba kõik see, läks see nõukogu, siis ei olnud see nii tugev, kui oli see Eesti Vabariigi aegne, ma vanemate käest ei uurisin, kui sügav oli isamaaline kasvatus, oli ta vaene või rikas, kõik olid Isamaa heaks minema, aga siin on katkenud see side.
no Mart Laar oli tegelikult sellest nii-öelda maleva põlvkond, see ehitusmaleva põlvkond, kes käis kolhoosides, sovhoosides kas lauda põrandat või siis viljahoidla seinu ladumas, sai sealt siis suhteliselt head raha ja suved veedeti koos, joodi õlut ja muuhulgas siis mõeldi, et me oleme nii-öelda isamaalised poisid ka. Aga tundub tõesti nii, et kui tõesti oli võimalus valitsusjuhina siis toimetada, siis kadus see julgus ära või see niisugune inimeste ja eestlaste eest olemise söakus vähenes tunduvalt ja hilisematel valitsustel kadus see veelgi rohkem ära. Nii et näiteks võib-olla mõned mäletavad, meil on olnud Mart Siimanni valitsus kunagi. Oli selline mees, Koonderakonna juht Mart Siimann, imelik mõelda, ta on minu kodutänavalt pärit, ma ei ole temaga kordagi sealt kodutänavalt kokku saanud, aga ta on sealt samast Hermanni tänavalt pärit, kust Igor Gräzingi muide, aga Igor Gräziniga ma paar korda olen seal näinud. Ja samas nende tegutsemisvõime ja tegutsemistahe nii-öelda eestipärase Eesti ja eestiliku Eesti ülesehitamiseks oli äärmiselt napp. Ja põhimõtteliselt see, et neid valitsusi suunati väljastpoolt ja et nende tegevus jäi siin niisuguseks poolikuks, et see põhimõtteliselt, ma arvan, see on teil väga tõenäoline ja tõepärane mõte. Et ju see nii 90. alguses oli, seda enam, et 90. alguses oli inimesi äärmiselt lihtne ära osta. See oli hästi kummaline, et igasuguse pisikese lääne pudukauba ees muutusid väga paljud inimesed kuidagi jõuetuks. See ei olnud veel 80. lõpul, kui inimesed ei vaadanud nii palju asjadele, kuivõrd nad väärtustasid ideed ja põhimõtet. Aga 90. alguses kuidagi või 91. poolel muututi väga rahast ja sellisest ainelisest nähtusest sõltuvaks. Kahjuks ma seda saadet presidendilt ei kuulnud, mis minu tuttavad kõik marru ajas, et kuidas üldse nõukogude ajal sai ära elada, mis need ja näljad. Asju tuleb õigesti rääkida. Tema ei ole ise seda olnud ja kuidas need õigesti. Mina pean ütlema nii, et kui olid need valged tennised, mis hambapulbriga valgeks said tehtud, valged sokid jalas, sitsi seelik seljas, mäletan valge bluus, üks klassivend ütles, et me vaatasime, sul on kõige puhtamaks tehtud tennised ja me olime rõõmsad ja õnnelikud. Ega noorus siis ei, ta on noor, ta lõbutses, tahtis meil jaareti poliitikat ja olime õnnelikud. Ma ei saa seda, ma valetaksin teile. Jutt on siis sellest Kersti Kaljulaiu ütlusest, et nõukogude ajal ei saanud kellelgi olla õnnelikku lapsepõlve. Jah. Kui oli tore kodu, siis olid kõik õnnelikud. Ei ole vaja, ma nägin, kui need Balti sakslased tulid ja hakkas ma käisin nendega seal saatmas. See oli masendav, kui neid igasuguseid värvilisi karbikesi ja purgikesi, õllepurke, kuidas nad kogusid ja kuidas tuli lastele seda rääkida. See oli nüüd see, mille kohta kunagi meie kuulus näitleja Linda Rummo, keda ma väga austasin. Tema ütles, et kui Ameerikas ära käis, et seal on palju seda, milleta me saame elada, aga puudub see, milleta ei saa elada. Ja ma jään ka tema nõuselt toetama. Jah, ma võin öelda ka enda poolt, et minul oli tõesti nõukaajal õnnelik lapsepõlv. Mul oli väga toredad vanaisa ja vanaema, kes olid sügavalt Eesti-aegsed inimesed. Vanaisa oli olnud 30-ndatel Tartus tsementitoodete töökoja omanik ja tema toodetud on need Tartu turuhoone plokid, millest Tartu turuhoone on ehitatud. Ta oli peale sellega veel tollal siis tsementsaaduste ekspert ja siis arvutas välja, et kui kõva peab see plokk olema, et turuhoone ikka püsiks ja vastu peaks. Ta ju ta mõtles tulevikule, ma ei oska öelda, kas ta 37. aastal sõjale oskas mõelda,
aga igatahes see turuhoone pidas ainukese hoonena seal sõja vastu ja pärast sõda sai seal jälle kauplema hakata. Ja nende vanemate inimeste jutte kuulates oli minul väga õnnelik lapsepõlv. Mäletan, et minu lapsepõlves figureerisid niisugused inimesed nagu Jaan Tõnisson ja ütleme seal veel mõned inimesed täiesti reaalsete inimestena minu vanaisa vanava juttudes, sest nemad olid ise Jaan Tõnissoniga kokku puutunud. Nii et jah, siin meie, kuidas tema kohta öeldakse, et kas Luksemburgi raamatupidaja või Orissaare seeneline sügavalt eksib. Ja ma jagan seda seisukohta ja üldse mulle meeldiks, et kõiki asju räägitakse otse ja juurde minnakse ja ausalt just. Ja et mitte nii, et hakatakse, kui see niimoodi maha, mis oli õige, see oli õige ja mis oli vale, see oli vale. Ja ma mäletan seda ka, kui siis metsast välja tuleku amnestia anti ja mul omad oli tulnud korraga. Ja et üks tuleb ja vaatab siis, mis sest asjast saab. Ja kui juba see Nikita hakkas, ei olnudki ju suuremaid niisugust peas, et see rahus elada ei olnud seda hirmut, see öösel viiaks või kuskile. Ma mäletan ka seda 49. aasta püütamist ja mäletan, nii palju nii pakkus seda sõja ajal, kui see olime seal ühes kohas peidus, 3 perekonda koos, kui see Tartu ja Põltsamani kohutavalt põlesid. Ja siis see on kuidagi nii elavalt meelde jäänud ja kuidas siis öösel anti korraldused koerad kettides hästi pikkade kettidega, et kui maja süntib, et siis koer jääb ikka elama ja mina mäletan pesu pandi kõik nende põõsaste sisse kotikestega ja siis olime seal maatlekraavis koos, aga muidugi laps oli õnnelik, et naabertüdruk oli ka ja meil ei olnud, aga see oli, kui siis vanaisa läks nagu sõjas ja rahus, see pesupool läks vaatama kaugele linne on ja vanaisa ei tule enam tagasi. Mina muidugi nutsin, et venelased tapsid nüüd vanaisa ära, aga vanaisa pääti seal meie lähedal oli üks suur nõmmik või kutsuti see suur mets oli see ja seal oli siis nähtud vanaisad ja üks oli ütlenud venelane kohe, et teate, see on spioon, laske maha. Tänu sellele, et vanaisa oskas lihtne mees, aga ta oli andekas mees, saksa ja vene keelt oli ütlenud, ei, miks mina tulin vaatama, kaua teid peab ootama, teid ei ole veel siia jõudnud ja tulin sa oskad seda vene keelt, nüüd tuled kaasa. Ja ta oli 3 päeva siis tõlgiks ja me siis erasime seda väga üle, nüüd ei tea, mis vanaisega saab, aga läks kõik korda. Ja see maapoliitika, see oli ikka need, kes sõtta ei pidanud minema, iga õhtul olid mehed koos, need vanad mehed ja arutati ja mul oli nii ja vanaisa lubas mind seal olla, kõike kuulata, kui ma ülikoolis seda perioodi õppisin küll, mul oli tore seda kuulata neid erinevusi. Ja vanaema küll ütles, et tule liidi juurde, aga vanaisa oli kahjuks ühe karuteene tegi, ütles see rumalad nastitööd jõuad alati õppida, ole siin. Ja see mul on maksma läinud ka palju. Aga proua tahab küsida, siis mul on idee. Jah, võib küsida vahepeal, jah. Te puudutasite kooseluseadust. Minu teada EKRE tahab selle tühistada. Aga teil on nüüd mõte, et las nad elavad, see meid ei puuduta. Ei. Ma leian... Valesti aru. Saite täiesti valesti aru. Mida ma sain siis aru, et las omad elavad nagu... Ei, seda võib-olla ei proua seda. Nii et te olete ühel nõul. Ja, olen küll. See tuleb tühistada, mis 2 aastat tagasi. Ja, väga kohe olen. Lihtsalt ma siis võib-olla väljendasin valesti. On ju korralikud perekonnad, meie eellastel kõigil ja miks me peame nüüd niisuguse seaduse... Ei, seda ma kõige vähem selle pooldaja. Muide, täna just 12. oktoobril on see asi Riigikogus arutusel. Meie ajakirjandus täiesti vaikib sellest. Mitte keegi ei taha rääkida, et Riigikogus on arutusel kooseluseaduse tühistamine. Teine asi, millest ajakirjandus täiesti vaikib, on see, et Poolas 1 miljon inimest tuli Poola piiridele palvetama selleks, et Poola jääks puutumata moslemi invasioonist.
ligi 1 miljon inimest Poola piiridel koos palvetasid. meie ajakirjandus täiesti vaikib sellest. nii et praegu on olukord, kus me ei saa ametliku ajakirjanduse kaudu teada, mis tegelikult maailmas olulist toimub. peame uurima, lugema mujalt juurde. Nüüd mul on veel küsimus. Te puudutasite seda Estonia hukku. Venelased läksid välja 31. august 1994 ja kuu aja pärast, 28. september läks laev põhja. Teie siis olite veel, eks ole, nagu ütleme, teises meelsuses ja te kindlasti teate, mis seal toimus. Te nimetasite Jürgen Ligi. Jürgen Ligi vend on ka merepõhjas, sest ma tema ema väga hästi tundsin ja meie koolis siis küsisime ta käest, Reeda käest, et räägi ausalt, et mis pärast see Estonia põhja läks. Ta ütles, ma ei saa rääkida, ma tean küll. Kui ma räägin, siis Jürgen pole enam see, kes ta on. Ja niimoodi oli see ja Baltistist veelgi seal. Jutta Raabe Saksamaal käis ja uuris seda asja. Ja praeguseni on meil teadmata ja keegi meile ei avalda ka öelge, mida teie teadsite tol ajal, kui laev põhja läks? Mitte kui midagi. No ärge rääkige. Ma olin hea inimene seal absoluutse osas. Hommikul ma ei tea, mis kell raadiosest, et ma teada sain, ei, see on nüüd, ma olen valesti väljendanud, aga seda mina nii, ma ei teadnud sellest mitte midagi. Ma olen ainult kuulnud pärast, et see on üks suur, ma ütlesin seda, et see on kõrgemal tasemel. Seda ei tohtinud rääkida. See Estonia, mis asi, põhja laskmine või põhja minek on eraldi õhtut väärt. Me ei saa päris, tänane õhtu on natuke teistele asjadele pühendatud, et selles mõttes me sellel teemal ilmselt pikalt peatuda ei saa, aga ma näen, et härra sinimustvalges dressipluusis tahab 1 minuti öelda, palun. Seoses Estoniaga, mina olen väike vend, aga ma olen Jaan Tõnissoni järeltulijate Rootsi pundist ja nii edasi ja kuu aega tagasi algatati Rootsis uuesti see Estonia, see uurimine asi, aga mina ei avalikustada seda, sest see mees, kes Estonia kapteniks pidi saama, on minu suur sõber ja edasi ja teema tahab täpselt seda asja nii, et aga see tõde tuleb välja. See tõde tuleb välja ja siia tuleb mängu võib-olla seesama meie laar ka veel siia mängu. Lõpuks ära minuti täis. Eeldatavalt küll. Iseasi, et kas see tuleb Rootsi kaudu see tõde, seda praegu ei oska öelda, aga tõenäoliselt uute uurimiste käigus saame jälle uusi asju teada ja küllap me siis ka sellest lõpuks mingisuguse tõepärasema pildi saame. Kes ajalugu ei mäleta, see elab tulevikult. Jaa, aga läheme nüüd selle 90. alguse poole veel tagasi ja eks Estonia laevamuk oli muidugi võib-olla selle aja üks niisuguseid tähistusi või üks selliseid märke, et kuhu selline poliitika, selline enda riigist ja enda rahvast mitte hooliv poliitika viia võib. Aga ma tuleksin veel tagasi selle olukorra juurde, et miks on nii, et erakondades kipuvad võimule saama sellised isikud, kes ei ole võib-olla kõige paremate iseloomuomadustega alati. Ma ei ütle, et ma ei taha üldse viidata siin praegu EKRE-le. Meil on selles mõttes imeliselt vedanud. Ma olen, selles mõttes mul on küll väga hea meel, et meil praegu seda probleemi ei ole. Aga see ei tähenda seda, et me ei peaks mõtlema, et seda probleemi ka kunagi ei teki. Et kuidas see poliitiline süsteem sõelub välja nii-öelda Andres Hammased ja teised sellised inimesed, kes siis hakkavad asju korraldama kusagil kõrgemates sfäärides ja samas jätab varju kas või teid, kes tahaksite nii-öelda südamest ja hingest asju teha, aga ei ole seda võimalust. Enne avaldasin
seda, et ega me oleme ikkagi surve all siin ja meie ei tea ju täpselt, kuidas asjad käivad, eks need pääsevadki kõige rohkem asju ajama, kes on sealtpoolsed, aga selle prouaga ma ei rääkisin Eestist mööda, nii et ma vabandan, ma võib-olla väga ennast väljendasin halvasti. Mina ei ole kuskil niisama raadio kaudu, ma ei ole võimulikus kuskil, see toimub. Aga see, ma mõtlen see küsimus, mis ma nüüd küsisin, et kuidas see poliitiline protsess niimoodi toimub, et Andres Ammas on praegu ühes kohas ja teie olete siin? Seda on väga raske öelda, sest et igalühel on ikka kodu taga ja kuidas kelle huvid ja eesmärgid elus ühtivad sellega rohkem, kus võimul on, kust kasu saada ja need on kõik väga keerulised asjad. Et mingisugust niisugust seaduspära või meetodit on raske öelda, et tehke nii, siis teil ei lähe pahasti. Seda mina küll ei oska öelda, kuidas see on. Me oleme veidikene klaarimad, ma tahaksin ikka kuulda midagi selgemat. Jah, konkreetselt. Ma vabandan, proua, ma ei kritiseeri teiega, ma ütleksin, oleks paslik praegu rahvale selgelt kohe välja ütelda teatud asju. Mul nagu ei ole rohkem, et see on minu arvamus, ma ei tea. Ütelge oma arvamuse siis. Kuidas need võimule, siin mängib kindlasti ka iseloom ja tutvused ja kõik asjad. Meie arvamus kindlasti ühtib väga meie tundedega väga arvamus. Ma arvan küll. On üks võimalus, mida siin prouaga tegelikult viitas, on see, et kui nii Balti riigid kui veel mõned teised sotsialistid riigid said Nõukogude Liidu selle mõju alt vabaks, siis lääne eriteenistused hakkasid üsna tähelepanelikult vaatama, milliseid inimesi edutada ja milliseid mitte. Niisiis, kuidas peaks see poliitiline protsess välja nägema, et nendest postsotsialistlikest riikidest või sovetijärgsetest riikidest ei kasvaks ega kujuneks iseseisvat jõudu, vaid kujuneksid kuulekad lääne jõukeskuste tööriistad, kummardajad ja nii-öelda kuulekas seltskond. Nii nagu me praegu näeme, et Eesti on see kõige kuulekam, Läti enam nii kuulekas ei ole, Leedu on veel iseseisvam ja eriti iseseisev ja oma rahvusuhkust tunnetav on Poola. Ja Poolaga koos Ungari. Poola ja Ungari on vanad, nii-öelda vanakultuuriga riigid, üks on Austria-Ungari impeeriumi üks juhtriike, teine on Žespospolita, üks peamisi riike, eks ole. Ja nendel on jäänud sellest oma kunagisest hiilgusest siiski selline tunnetus alles, et nad ei müü kõike maha, nad ei larista kõike ära, nad hoiavad iseennast. Ja sama tunnetust ilmselt jagavad natuke ka tšehhid, slovakid, eks ole, tšehhidel samuti väga vana kultuur, meenutame Jan Hussi ja nii edasi. Et selles mõttes seal on nagu tunnetatavalt selgelt seda iseenda väärtustamist ja oma kultuuri hoidmist. Meie siin oleme selles mõttes natukene taas kahe sfääri vahel. Ühelt poolt on äärmiselt ülikuulekad Rootsi ja Soome, kes järjest madaldavad seda oma kultuuritunnetust ja oma suhet, oma riiki ja oma rahvusesse. Ja teiselt poolt on siis Poola, kus see rahvuslik eneseteadvus on taas tõusnud. Et jah, ilmselt on see siis nii, et meid on pikka aega juhtinud sellised inimesed, keda teatavad kaugemad teenistused pidasid õigeks, et jah, neid tasub soosida,
noh, sellele või teisele inimesele tasub õla peale patsutada, kas Siim Kallasele või Taavi Rõivale või kellelegi teistele. Noh, need ei ole kindlasti absoluutselt üheski punktis ei vaidle lääneriikide huvidele vastu. Ja see asi hakkas peale juba Mart Laarist ja see on käinud kuni siiamaani. Ja mida selle vastu teha, tuleb õigesti valida. Tuleb õigesti valida need inimesed, kes ei oota mitte õlale patsutust sealt lääne poolt või ka ida poolt, vaid need, kes tunnetavad, et nemad peavad olema eeskätt iseenda rahva eest väljas. Kas on nii? Nii jah, aga no ma ütleks veel ühe lause, et noortega on väga palju tööd vaja teha. Praegu on ikka nii, et mul tuttavad räägivad, et üks 11. klassi tüdruk ütles vanemale, ma tahan kohe ära, mulle see eesti keel ei meeldi, see eesti keel on nii kole ja siis niisugused lauljakesed, nagu kuulete ise, nemad ei saa eesti keeles laulda, eesti keel ei kõla hästi ja kõik. No see on praegu väga, see on üks väga raske probleem. See on üks ilusamaid keeli maailmas üldse. Jah, täpselt ütlen ka. Ja see on praegu väga kurb, mis toimub. Eurovisioon ja see pidanud olema rahvuskeeles. Just, milleks see Eurovisioon üldse niisugusel kujul vaja on, kui me tahaks just teada teise keele ilu, kes laulab ja niimoodi. Aga mul on veel üks oma isiklik arvamus, et meil peaks Poolaga ja nendega tihedamaid sidemeid ja tuge saada nendega looma. Nii, armas rahvas, aitäh. Ma nüüd annaksin sõnajärje teie kätte küsimusteks ja niisuguseks teiepoolseks arvamuse avaldusteks ja küsimusteks, et meil ei oleks nii, nagu seal kunagises Eesti kongressis, et ainult kaks nägu räägivad ja teised ei saa. Aga paluks siis, et tõesti lühemalt, et teised ka saab. Ja palun. Ma ütleksin ainult seda, et see ebaküps lause, mida meie president just väga hiljuti millega ta välja tuli, et märgime seda ja tuletame meelde seda, et 80% vastanutest Kanal 3-s selles küsitluses vastasid, et nad taunivad väga seda osa, kus nad EKRE vastu välja astus. Ja ma väga tervitan rahva tahet. Väga tore. Palun. Mina olen siin selleks, et ma olen tegelikult Varro Vooglaia fondist, ma olen Raidpatika vastane ja ma olen Eesti demokraatia selle poolt ja mina olen siin selle seisukohal, et avaldada, et EKRE võiks ainukese erakonnane, kes üldse keda rahvas usaldab, võiks algatada tema riigi valitsemise juhtimise algusreformi, rahvas õiguse taastamise ja siis tuleks tõesti demokraatia välja, mitte nii nagu udu meil praegu on, mida ma kuulsin möödunud nädal Reinsalu käest, Kersti Kaljulaid oli minu ees puhus ja kõik arvasid, et udu. Loodame, et EKRE peale, loodame ainukene erakond, kes võib Eesti püsima jätta. Ja segaste ajalooliste asjade õige väljaütlemise. Aitäh. EKRE on ühe segase ajaloo asjaga algust teinud. Mäletate Lihula mälestusmärgi mahavõtmist. Mul oli pisarateni hea meel, kui ma kuulsin Mart Helmet julgelt ütlemas, et me taastame selle mälestusmärgi. Ja, palun, härra Mürk. Meie ülikoolid koolitavad äispetsialiste, mida arstiteaduskonda omasid. Ja nüüd, et nad lähevad pärast lõpetamist väliskoolidele. Meie koolitame välisriikidele häid spetsialiste. Eesti arstiteaduskonda tead asjad, kuidas ta praegu ja sellisel juhul peaks näha, nii nagu Vene ajal kunagi 3-5 aastat
peaks nad olema määratud kohas Eesti territoorium. Aga praegu on olukord nagu mõttes, et kuidas meie saame seda mõjutada. nii õige mõte. Jah, et paremik läheb välja. Ülikoolis tehti küsitlus viimase kursuse üliõpilaste hulgas aastaid tagasi, et kas te lähete, olete kohe tahate minna välismaale või tahate Eestis ka edasi töötada. 70% vastas, et läheks kohe. Eesti meditsiiniga on nii, et meditsiiniharidus on praktiliselt kõige kallim haridus üldse. Eeldab väga kalleid õppevahendeid, kallid aparatuuri. Eesti meditsiin oli 70-ndatel väga kõrgel tasemel maailmas. Nii et minu isa, kes oli tookord värskelt siin kandidaadikraadi kaitsnud doktor, tema öeldi, et teie, härra Ain Särg, või tookord seltsimees Ain Särg siis, ei saa minna Soome, mitte me ei lase teid iial Soome, sellepärast et me teame, et teile tehakse Soomes nii hea ettepanek, et te ei tule sealt tagasi. Nii. Ja me ei lase teid ka Saksamaal, kuna me teame, et te oskate saksa keelt ja teile võidakse ka Saksamaal see hea ettepanek teha. Aga me laseme teid Bulgaariasse. Palun, sinna Bulgaariasse võite teie minna turismituusikule, kui te ei tahate. Aga teie abikaasa teiega kaasa ei saa. Mille peale siis minu isa ütles, et teate, te võite selle turismituusiku panna endale sinna, kus jah, et siis ei ole mul seda vaja. Et põhimõtteliselt Eesti meditsiini ilmselt päästaks ära teistsugune haigekassa süsteem, sest praegu haigekassa süsteem on üles ehitatud sellele, et tehakse väga palju kordusuuringuid, raisatakse väga palju raha tehnika ülalpidavate või tehnikat haldavate firmade kasumi tegemiseks. Ja selle ravi jaoks kui sellise jaoks jääb väga vähe alles. Et tegelikult meie meditsiinisüsteem on üles ehitatud taas meie toredate läänesõprade, rootslaste soovituste peale ja see meid ei õigusta ennast. Et see kahtlemata tuleb ringi teha, ümber teha. Mina tulen veel nii ulmeelse mõttega, et mina riigistaks Eestis üldse meditsiini. No kuulge, kuhu läheb tohutud rahad, igal haiglal on nõukogud, ma ei taha midagi siin konkreetselt Vilja Savisaare kohta öelda, aga ma mäletan, kui ta oli keskhaigla seal, saavad tuhandeid, no nii võin mina kuskil, ma ei tea, kus kohal olla, nii me võin, aga miks me raiskame sinna raha, kui oli haiglal peaarst, peaarsti asetäitja, osakonna juhatajad, kui ta ei töötanud hästi, pandi uus ja mõtelge, kui palju jääks raha alles. See on juba üks, see on, meditsiin ei tohi olla äriobjekt. Jah, aga praegu on. Absoluutselt on. Selle võiks küll täiesti taas riigistada. Ja siis minul on veel üks niisugune, siin võib-olla tullakse kuskil pärast kallale. Nõukogude ajal oli ka midagi, mis üle võtta. Minule meeldis lastetusmaksu asi ka. Sellepärast, et miks pärast see, kes kasvatab hulka lapsi magamata ööd, kes teavad, kes on lastega olnud. Ja teine mitte kui midagi, miks ei võiks tema siis toetada seda pärast, mille neid ülesid ta maitset, mis teiste lapsed hakkavad temale tootma. Aga isalt on vaja välja nõuda alimendid. Ja see on muidugi ka väga kes on isa ja isale pannaks alimendid. Siin on veel üks lisa niisugune võimalus, mida EKRE on rõhutanud juba, kui te mäletate 2015 Riigikogu valimiste ajal, et lapsevanemal kaob 5% tulumaksust ära, tähendab, ta maksab 5% vähem tulumaksu iga lapse pealt. Niisiis, kui sul on 4 last, siis sul tulumaksu enam ei ole. Sellepärast, et sul on
kulu nende laste peale, sa taastoodad Eesti riiki. Ja see oleks kõige elementaarsem ja lihtsam süsteem, siis ei ole ühegi isal sellist tunnet, et ei tea, kas see ikka on minu laps või ei ole. Abielus peavad olema. Noh, jah, see on veel ise asi, aga küsimus on selles eeskätt, et lapse vanematel väärtustada laste kasvatamist sellisel moel, et tulumaksu vähendada iga lapse pealt. Aga miks ta ei peaks läbi minema? Sellepärast, et valitsejad ei võida sellest mitte midagi. Aga valitsejad ei pea võitma, rahvas peab võitma. Meil on praegu selline asi, et rahvas on tehtud vaeseks, nii, ja valitsejad üleval on niisugused, järjest rikastud. Me peame selle olukorra täiesti vastupidi pöörama. Muidu meil jääbki selline olukord, nagu täna proua siin rääkis, et valija ütles, et ma valin sotsid, sest ta kinkis mulle salli. Ta kinkis mulle salli. Seda vaesust ja mõtlematust on nii palju, et selle pisikese mõttetu salli eest antakse ära see oma hääl sellele erakonnale, kes on sul ükskõik mis kaupadele on pannud nii suured maksud peale, et inimesed käivad Lätist ostmas endale mitte ainult õlut, vaid ka ehitusmaterjale ja autokütust, eks ole. Ja antakse oma hääl sinna. Et selles mõttes meil ei jää muud üle, kui rahvas peab saama rikkamaks, siis ta hakkab ka paremini valima. Kas meil on korruptsioon? Te ütlete siin, et praktiliselt kõik. Kas EKRE-s on korruptsioon? Kellel on korruptsioon? EKRE-s ei ole korruptsiooni, sest meil ei ole ühtegi kohta, kus seda korruptsiooni teha. Kuna meil ei ole ühtegi riiklikult otsustatavat kohta. Muide, omandireformiga jäid osad inimesed oma kodust ilma, kus nad olid elanud. Siis olid, sõnaga, need erastatud majad olid ja siis nad olid majavalitsuse all. Ja kui tuli siis uus valitsus, siis hakati neid välja tõstma. Ja Rahvusarhiivis on praegu Tartus sundüürnike 1832 sundüürnikku. Aga mingid ülevaadet ei ole, kes on saanud korteri, sest Vene sõjaväelased läksid ju välja. Aga ja see asi tuleks ka üles võtta. Keskerakond sellega tegelenud? Sellega on tegelenud üürnike ühendus ja Keskerakond ka. Aga põhimõtteliselt asi võib-olla polegi niivõrd selles, et kindlasti mingisugustele inimestele oleks hea midagi kompenseerida. Aga küsimus ei ole eeskätt selles praegu. Küsimus on selles, et rahva üldist elatustaset tuleb tõsta. Maksusüsteemi tuleb muuta. Ei, tagantjärgi tuleb vaadata ja auditeerida üldse, ütleme, linnavarade osakondi. See on tohutult suur töö. Ei ole seal mitte midagi. Teadjad annavad ausad selgitused, kes veel elavad ja vanemad inimesed. No, just häda ongi selles, et sellest on nüüd läinud väga palju aega mööda. Võib-olla mõnedele inimestele õnnestub midagi kompenseerida. Aga üldiselt on oluline see, et rahvas saaks rikkamaks, et rahvas saaks otsustada ise oma asjade üle rohkem. Ja niimoodi tagastati need põllumaad ja metsamaad ja nüüd on niimoodi, et põllumajandust ei olegi enam, eks ole. See on suvituskohaks muutunud. Nii, suur tänu. Kas meil on veel küsimusi? Sest päris nii ei saa teha, et igaüks, või tähendab, et üks inimene räägib väga palju. Et kas on veel tagantpoolt? Tahtjad. Nii, palun. Jah. Aga lühidalt siis. Lühidalt niimoodi, et olen 50-aastane, varsti saan 51 ja ma olen elanud sellises olukorras, kus olen näinud riikide vahetumist ja selles seoses inimohvreid. Aastal 94 kõige rohkem enesetappe Eestis ja minu tuttav Jüri Ida-Virumaal peale Estonia katastroofi masenduses seal Ida-Virumaas siiamaani pole olukorrad ju paranenud. Tema peres oli siis nii-öelda selline edasipüügil vend ja siis nagu see kehvem vend. Minu enda lähedal on siis ütleme sellist varanduse jahti, kust on ära siis kaaperdatud maju, kus on maha lastud minu suguvõsas inimene. Et nii palju on selliseid 90. aastate taaka, millest oleks vaja lahti kirjutada asju, mälestusi. Ja need on võib-olla
järgi mõtlemata veel need tagajärjed. aga küsimus oli? Küsimus, ei ma ütlengi, et on veel asju, mida arutada, tagantjärgi vaadata pilk sinna taga, mis juhtus, neid ohvreid on rohkem, kui me teame. Jaa, ei seda loomulikult. Sellest masendusest tegi enesest. Ma korraks selle prouale. jah. Asi on praegu veel nii, et minul üks tuttav filmirežissöör oli Võrumaal ja talle siis joobnud olekus üks mees, kes seal metsatöid tegi ja rääkis, mis kõik seal toimus, mida me kõik ei tea. Ja tema noor inimene tahtis kohe, et hakkame seda kirja panema kõik ja ta ütles nii. Lapsed ja tahad elada, praegu seda ei tohi teha. See on tõesti sündis. Aga nii jääbki teadma. Nii, palun. Jah. Aga jah, ta lühidalt formuleerida. Ta hakkas tegema mingisugust häält siin, vaata, kas sa saad rääkida. Tule natuke siia poole. Minu nimi on Tõnis Siim ja tahtsin viidata ühele vanale probleemile EKRE suhtes, et EKRE on kujunenud ainutuseks rahvaparteiks, kes võitleb rahvusliku püsimajäämise eest. Aga ta nagu paraku ei ole terviklik, kuna teisi parteisid, kelle agendas oleks rahvuslik püsimajäämine number 1, Eestis ei ole, siis peaks rahvapartei olema terviklikum ja haarama endasse ka rohelise sektori ja ka sotsiaaldemokraatliku sektori, mis võitleb sotsiaalsete õiguste eest. Praegu nii rohelised kui sotsid, need, eriti sotsid, need ei ole enam päris ehtsad sotsid, vaid pigem libasotsid, kes võitlevad hoopiski LGBT, gei, biseksuaali ja transseksuaalide, pagulaste ja oligarhide õiguste eest. Ja samas puhtsärase koosseisu poolest on EKRE koondab endasse töölisklassi rohkem kui sotsid. Et selles mõttes peaks olema ka rahvapartei, peaks olema terviklik ja haarama endasse ka rohelised, kuna rohelised on samamoodi, et nad võitlevad küll paljude loodushoidlike põhimõtete eest, aga rahvusliku püsimajäämise agendas nendel ka asja ei ole. Et kuidas seda probleemi lahendada? Aitäh, kas su küsimus oli mulle või Õnne-Hää Kabritsale? Mõlemad. Las enne vastab Õnne-Hää Kabrits ära. Tahate vastata? See on väga tore mind tulla saada. See on väga tähtis asi, aga see peab ikka väga suurt tööd tegema, et nendest sotsidest sealt abi saada. Mina ei usu, Sotsidega on praegu nii, et seal on järel paketikommunistid, kes on globalistid ja paketikommunistid. See ei ole tegelikult sotsiaaldemokraat, nad ei nimeta ennast enam sotsiaaldemokraatideks, vaid sotsideks. Aga kes on sotsid? Sotsid on sotsialistid. Need ei ole enam sotsiaaldemokraatid, need on sotsialistid. Ka sõnaraamatu esimese tähendusel annab sotsialist. Ja sotsialist on täpselt seesama, ükskõik, kas ta on internatsionaalsotsialist, nii nagu kommunistid olid, või on ta natsionaalsotsialist, nii nagu oli Saksamaal. Aga põhimõtteliselt need on sotsialistid, need on totalitaarse riigikorra pooldajad, kus käsuga öeldakse ette, mida sa tegema pead, mis teha tohid ja mis teha ei tohi. Need ei ole demokraatliku riigikorra, need ei kuulu demokraatlikusse riigikorda tegelikult üldse. Ja kui me järgiks näpuga põhiseadust, siis praegune sotside partei tuleks keelustada ja selle liikmed võtta, või tähendab juhtkond võtta vastutus. Rahvusriigi lõhkumiseks. Ma võiksin ütelda, et
sinu teadmiseks on 2 hoopis erinevaid maailmavaateid. Täitsa erinev. Üks on vasakpoolne kommunist ja teine on konservatiivne oma rahva eest. See on see vahe, need ei saa abiellu panna. Aga nii palju tuleb küll öelda, et tegelikult EKRE programmis on ka kirjas, et rahva abitumaid liikmeid tuleb aidata. Et selles mõttes on omastehooldaja toetust tuleb tõsta selleks, et kellel on tõesti liikumispuudega või vigane või invaliidist lähedal, keda ta peab hooldama, siis tal oleks kompenseeritud see vaev, mida nähakse näiteks vana inimese keeramise või invaliidi sõitmise talutamisega ja nii edasi, et seda inimest ei peaks panema mitte hooldekodusse, vaid et ta saaks oma inimeste keskel olla, aga et see hooldaja oleks tasustatud vähemalt miinimumpalgagi ulatuses. Et selles mõttes see on väga ilus punkt minu meelest selles valimisplatvormis ja seda kindlasti tasub rõhutada ja sotsidel midagi sellist ei ole. Mina tahan öelda seda, et nüüd nende valimiste, eelvalimiste käigus ma olen saanud sõnumeid rahvalt, et EKRE on imponeeritud erakond ja meeldib neile väga. Ja sellega ma tahangi öelda, et EKRE on tõesti tubli. Aitäh sulle! Nii, ja... Peeter, ma palun ühe lause. Kuna ma olen neid nii ära tüüdanud, kellele meeldis, kellele mitte, aga ma tahan naljalause öelda. Sirvisin suvel Haapsalus olles Lenini teosed, need on mul ka ostetud. Ja seal on üks lause, et juba Lenin ütles, et sots ei tohi usaldada. Ju ajaloolased ütlesid ammu, et ei ole midagi head nad toonud Lääne-Euroopasse. Väga suur tänu teile, kallis rahvas. Väga suur tänu meie võõrustajatele, kohvikupidajatele. Võtke veel palun, võib-olla on võimalik midagi tellida letist, siis palun kasutage seda võimalust. Võtke palun kaasa meie valimismaterjale, nii palju kui te vähegi jaotada suudate. Sõpradele, tuttavatele, töökaaslastele, huvialakaaslastele, võtke kaasa ja jaotage meie materjale kõigile, kellele vähegi saate. Ja muidugi kutsuge neid EKRE valima. Kõike head teile, juba homme on siin noorte õhtu, kus siis Ruuben Kaalep ja teised räägivad rahvuslikust tõusust. Kohtumiseni! Ja veel kord võime siis teha aplausi meie tänasele esinejale proua Õnne Kabritsale.